No nii, tere tulemast vaatama Jõulumäe Openit 2025 aastal. Tagumised 9 korvi on meil hakkamas. Mina Mikk Mõts, minuga koos Markus. Ja hakkame üheskoos vaatama, kuidas see tagumine pool välja näeb. No nii, esimene mängija, kes meil siin on, siis on Mauri Villman. Koondskoor -15 ja esi-9-ga 4 alla. Teisena siis Läti poiss Rainer Palodis, koondskoor 9 alla, esimene 9 siis -1. Siis kolmandana Mats-Erik Tõhk. Kogu skoor on -6 ja hetkel esi-9-ga 0. Ja neljandana Kaspar Kukk, kellel siis kokku -3 ja esimesed 9 +2. Ja viiendana pundis on Karla Vahar, kellel on siis 5 alla ja esi-9 läbis 0. Vihma tibutab. Endiselt on jah märjad olud, aga see mängijad ei morjenda, nii et oleme siis alustamas ja 10. rada on par 4, 189 meetrit pikk ja tegu on originaalrajaga, kui ma ei eksi. On. Ja siin on siis nii-öelda avavise on tavaliselt siis niisugune eestkäe haiser. Ees on sellise siis sildi peal näha ka mandopuu, millest tuleb vasakult mööda mängida. Ja ega siin väga palju sõnu pole, et videopildis näidatakse see rada hästi ette praegu. Ega see Mauri viske peale ka väga palju sõnu ei ole, et ja. Lihtsalt niisugune ideaalne haiser flip sinna tunneli keskele suhteliselt ja ilusti kandis ennast lõpuni. Mis sina arvad, kas siin rajal näiteks, no Kaspar läheb kindlasti tagant käega, on ju? Võib-olla küll. Ja Rainer äkki läheb ka ründama? Vaata, läheb ikkagi eest. Otsust ära nüüd. Tuleb eestkäega ikka, jah. Aga jah, siin neid tagantkäe ja nagu ründamisi näeb päris tihti, et ma küll ei kujuta ette, kas sellega nagu väga palju võidab, et pigem on sellega rohkem nässu keerata, aga ma ei tea, oled sa ise proovinud seda liini mängida? Tagantkäega või? Tagantkäega ei oska tunnelit tabada kõik. Aga siin on ju viska ainult taevasse, ei ole mingit tunnelit tabada. Noh, sa arvad, et ei ole, aga saab selle liiniga eksida. Noh, jah, aga ei tegelikult selles suhtes, et ma mängus ei ole kindlasti proovinud, et niisama treeningul, aga ma olen kuulnud küll näiteks mingid erinevad lugusid, et kuidas siin on jõutud ikkagi nagu peaaegu putile lausa ja et mõned kõvemad käed on visanud küll päris hästi sinna. Aga ma olen mitu korda tähele pannud ka seda, et ringide ajal on päris nagu kettad sinna latvadesse kinni jäänud ja see on ka paha lugu. Ja siis on veel see asi, et tagant käe, kui välja fleksib, siis läheb sinna üle selle tee, on ju, ja siis hakka sealt mustika põõsaste vahelt otsima seda ketast. Siis tuled riitiile, teed lost diski, on ju, ja siis oled mingisugune, mis sa oled siis 3 viskega kuskil. Jah, põhimõtteliselt küll. Aga tundub, et täna Jõulumäe on väga populaarne, et siin on veel tervise sportlaste punt liikumas, et Kasparit vist natuke see häiris ja ilusti maja ära võtab ja teeb päris soliidse viske ka. Ja viskas eest käega. Jaa. Et ei läinud ikkagi siin midagi punnitama, et tegelikult Karla poolt natukene üllatav valik, et ta seda eeskätt sinna nii-öelda suruma läks, et ma eriti kui minna seda madalalt tegema, siis ma ei näe eriti võimalust sellega võita, et kui juba minna ründama, siis pigem kõrgelt, aga Karla teeb suurepärase scramble viske. Väga haige vise. Kuskilt tagant eest käe mingisugune flatist üle minev. Väga hea. Päris korralik siuke kruttimine. Ja Mats krutib ka see samamoodi ja täitsa korvi lähistele. Väga ilus vise. Väga hea kontroll. Ja huvitav, et Kaspar ka nüüd siit tagant käega läheb, et mulle endale tundub eeskäe lähenemine kordades lihtsam. Aga sa oled ju, nagu Markus Lootleb, kraamer. Las Markus räägib, mis ta arvab. et selles suhtes ilmselt Kasparil ongi mugavam tagantkäega neid lähenemisi teha ja see ongi, kuidas kellel mugavam on, et Rainer siit läheb eestkäega ja viskab, see tundub päris hea. Aga nüüd jäi ilusti pidama, et vaata, siin on ka seda olnud, minu meelest isegi äkki sinul oligi see, et või oli, ma ei mäleta, et ühesõnaga mängus oli see, et ketas endas nagu eest käe korvi alla, aga skipas sinna kuskile taha mingi, ma ei tea, 20 peale või midagi sihukest. Sihuke minu mäng on. ja Mauril väga hea lähenemine.
Kaspar siit, ma ei tea, kas läheb rannima, aga tundub küll ranni moodi, No ikka väga aga rannav soliidne tegelikult. proov tegelikult, aga ei kuku need täna Kasparil kahjuks Ja siiamaani. Karlal võimalik pördi võtta. Ja nagu mees ise ütles, et mis see esimene putt, mida on vaja puttida. ma ei teagi, kas Karlal päris siuksed ütleme, üle 6 meetri putte väga palju ei ole vist täna ette tulnud. Et siis kahjuks see pikem täna esimene ei õnnestunud. Aga matsilt väga hea pördi. Ja suurepärane sooritus, et väga nagu tagantkäsi pördi võtta ei ole nagu kõige tavalisem, aga suurepäraselt tehtud, et nüüd Karla kahjuks ka teise puti siin eksib. Ja Kaspar saab oma parri ilusti sisse ära. Jah, Mauri On vist väga lähedal. järjekordset rohelist vormistama. Jah. Ma ei tea, 4 meetrit. Ja väga-väga lähedal igatahes. See tähendab, et Rainers on veel lähemal. Ja, et suudab vähemalt sabas püsida praegu Mauril. Kuigi vahe on ikkagi juba, kui Rainers selle sisse paneb, siis 6 viset, et siin on vaja tempot tõsta Läti poisil. Kui tahta nii-öelda kõige eredamate medalite peale mängida. Õigus. Ja jõudsime rajal number 11, paar 303 meetrit, jällegi tava jõulumäe kollane, ehk siis siuke tugevalt vasakule keerav rada. Algus on vaja nendest paarist puust siin mööda saada ja lasta täpselt nagu Mauri seda teeb ülevalt ketas lihtsalt õhku alla ja klaidima. Ja niimoodi seal posti kõrval oledki. Huvitav, kas see on see Panika? Et tegelikult mina ei ole näinud, et väga palju seda rada näiteks driveriga mängitakse, aga nagu näha, siis toimib. Et siuksed mingid kiired fairway'd on olnud rohkem nagu eelistatud, aga Mauri väga suurepärast kontrolli näitab ja jälle korvi all on. Ja Rainers samamoodi tegelikult, et tal tundub Firebird olevat äkki. Just siuke traditsioonilisem valik, aga ega tegelikult vahet ei ole, võid siin põhimõtteliselt odaga visata, aga kui korvi alla viskad, siis keegi ei küsi midagi. Ma ütlesin, et see on natukene vist kitsam, on ju? Ja kus on ketas? Korvi alla. Aga nojah, ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt 3 pulsa hitti praegu. See on täiesti enneolematu nähtus. Kas sa oled kunagi siin näinud üldse pulsahitti või? Või tegelikult kunagi ilmselt oleme, aga ütleme, et isegi lihtsatel radadel nagu 5 poisist 3 pulsais näha on suht nagu ebatavaline. Tai Kaspar, 4. Tuleb, ei tulnud. Karlal on ka veel võimalus. Äkki 5 poisist 4 saaks sinna pullikasse. No kui siin 4 saab pulsaisse, siis see on ikka ulme. Tegelikult see ei ole nii lihtne rada. Ei ole üldse. Siin on alguses need 2 puud, mis siin on üks paremal, üks natuke eespool vasakul, need on jumala häirivad puud. See natuke kange vist. Ja sai seal puud. Aga ikkagi 3 pulsa hitti on muljetavad. Mingi väike motika end. Et siin jah tõesti seda rahvast on ja igasuguste alade esindajaid. Siin ei oskagi enam ära öelda, mis järgmiseks näha on. Jah, ma arvan, kuskil siin võsa vahel võib-olla mõned tartsimängijad ka veel kuskil nooli loopimas. Või mis sa arvad? Mina ei tea. Jah, kõike võib näha. Siin ei oska enam midagi öelda. Aga siit paar kaugemat putti proovi ja need lõpetavad seal korvi all koos teistega lihtsalt kahjuks pärast 2 viset, et teised on siin ühega. Ikkagi päris hea privileeg, kui sa saad sealt korvi alt lihtsalt ketta tõsta nagu sinna korvi sisse, et sa ei pea üldse vaeva nägema, lihtsalt lähed, tõstad sisse eluga edasi. Ja kindlasti nüüd Kaspar ka siin lühikese putiga tegelikult päris sinna paremale äärde paneb, et usaldab neid korve, jah. Discrade'i head korvid selles suhtes võid sinna paremale panna. Ma arvan, et sa võid suht viimase keti peale panna, tõmbab ikka sisse. Ja siin järjest siis nii rohelised kui valged saavad kõik ära putitud ja edasi me liigume. Et 12. rada on siis 109 meetrit pikk, par 3. Jälle siuke nii-öelda eeskätt soosiv rada, et tahab jälle päris pikka ja tugevat viset saada, et tagantkäega on sinna greenile päris raske jõuda, aga usun, et näeme siin tagantkäed ka. See on minul jõulumäe üks lemmikutest radadest. See on nagu kummaline, kuidas siin rajal nagu
enamasti visked välja tulevad, ma ei tea, miks, aga nagu see rada nagu väga meeldib mulle. Aga mis kettaga sa mängid seda, kas see on nagu mingi driver või jaa, või driveriga viskan lihtsalt mingisuguse siukse, no umbes nagu Mauri viskas, et ta ei ole nagu täiesti nagu banaan, vaid ta on nagu siuke, et viskad haiseris otse peale, tõmbab sirgeks ja siis lõpus feidib ja no täpselt nagu Rainer selles suhtes, et täiesti korvi alla lihtsalt mul endal küll iga kord korvi alla ei ole jõudnud, aga kuidagi sinna lähistele nad alati sattunud, vähemalt siiamaani. Jah, Rainer nüüd bullseye hittide kogusse lisab ühe kauni maasika veel juurde, et päris jälle nii-öelda kohe käest näha oli, et see vise on ideaalne, aga et ta nagu nii ideaalne on. Ja et kusjuures seda nüüd tagant käega seda rada mängida, tegelikult ma ütleks, et päris nagu keeruline see tunnelit tabada, aga Mats viskab selle ju samamoodi mingi 4 peale, 5 peale, et see on ulme tegelikult. Jah, Holstre Polli põhikool on ilmselt seda õpetanud, et jah, esimeses klassis räägiti läbi. Esimeses pandi gameplan paika ja siis ülejäänud aastad Mats harjutas need. Just. Kasparil võiks ka tulla siit üks ilus õnnestumine, aga see keta siis sureb varakult ära ja natuke nina ülesse sellel kettal. Natuke ootamatu, kuna Kaspar on fore dominant. Jah, see on selgeks saanud, aga huvitav, mis see Rainersi ketas on see musta kollasega? Ma arvan, et äkki mingit tessu. Jah, võib-olla küll, jah. Äkki mingi champion tessu, et ei oska nagu midagi muud pakkuda, aga kui innova mängijaga tegu on, mida sa veel suure viskad? tõenäosusega driverite line-up seal destroyeritest koosneb. Korvetti ilmselt ei viska. ei panustaks selle peale küll, jah. Ja see Karla vise ka tegelikult jõudis ikkagi päris ilusti, et paari puukikiga jõudis läbi, et on ju ring 2. Ja Kasparil on hästi tüüpiline olnud täna see, et drive nagu natuke ebaõnnestub ja siis jääd sinna 20 ja 30 meetri vahepeale ja pead selle korvi alla viskama oma parriga siis leppima, et aga see minu meelest on täpselt jõulumäel selline, et kui sa oled veits off, kui sa oled nagu natukene off, siis sul ongi see, et sa lõpetadki kuskil kas 60-70 vahel või 30-20 vahel, kus sa run'ida ei saa, pead viskama, tegema hea lähenemise või viskama alla ja lihtsalt eluga edasi minema, et sul võib tekkida reaalselt mingi hetk, mingi 10 parri jutti põhimõtteliselt, kui see nagu ei ole nagu täpne. Mauri putt oli huvitav, et ta kohe pärast putti nagu oma nimetis sõrme seal uuris igatpidi, et ei tea, kas oli libe või sai haiget või mis iganes. No loodetavasti lihtsalt mingisugune väike gripi probleem, et ei olnud midagi hullu, et aga siit 2 väga head pördit. Jaa. 2 pördit pundi peale on päris okei. Ja vahelduseks siis räägime ka discgolfi grupitreeningutest Tartus, et kui oled noor, kes tunneb discgolfist huvi, siis tule ühine, teeme lõbusaid mänge, üldfüüsilist, viskame, putime, igasugused grupimängud. Nii et kui tahad endale discgolfis ja üleüldse ka sõpru leida ja kogukonda kasvatada, siis diskikool on see koht, et võta ühendust ja tule trenni. Ja ongi 13. rada, et siis tegu par 5-ga ja 195 meetrit on pikkust. Oskad sa midagi juurde lisada veel? Ja see rada peaks olema nüüd edasi viidud ja seal võib-olla, kui vaataja ja sina ka Mikk tead, siis seal on üks siuke väike küngas, siuke ohtlik küngas selle korvi taga ja see nii-öelda ajutine korv ongi viidud sinna künka peale, et tundub, et igati õigustatud par 5, et tegelikult mis mind huvitab on see, et kas me näeme siit mingit tiiglit ka ja tegelikult näeme, et siin saab kohe öelda, et Björn Marrandi on siit tiigli võtnud ja Rauno ja Saul on siit tiigli võtnud, et väga kõva tulemus. Nii on, väga muljet avaldav, et siit fieldilt viskeid koguti mõnuga nende iiglitega, need. Ja Matsil on täna need osad tagantki visked, mingisugused tunnelivisked on natukene kitsaks jäänud või just siis nagu natukene paremale poole tõmmatud, et näiteks seal 3. rajal on ju, et nagu nõks jääb puudu ja siis seal, mis see 8. rajal samamoodi, vaata natukene, et need ei ole nagu nii nagu hullud eksimused, aga kuna ketas on ala stabiilne, siis ta ei hakka feidima ka ja hoiab otse ennast täpselt sinna puude rivi poole, ta ei ole väga meeldiv, et nii on jah, aga eks kas siis on natukene
off mingid visked või on siis ka Ja, see on märg, okei, märg selles natuke suhtes. mõjutanud, aga ja Mauri viskab siit 140-se tutaka. jah, ja on ka täitsa hiigelmängus, et mine tea, võib-olla saame siit ühe tumerohelise videopilti ka. Äkki. ja Kaspar siin tagant käega, no nüüd võiks ühe korraliku litri teele saata. Liter see on ja päris hea tundub ka tegelikult, või siis liiga vara üle. Õnneks lõi välja. Tõi tagasi selle. Seal Kasesalus on ikka saad normaalset spagaati harjutada. Ta on äge koht. Seal on nii mõnedki tagareied krampi kisutud ilmselt. On. Ja Karla jälle eestkäega siukest üleminevat sinna vajutamas on. Ja kui sul on siuke eestkäsi, siis miks mitte selles suhtes, et ideaalne ise GT keskel võtaks iga kell. Väga soliidne, sai siin ilusti distantsi kätte ja mida veel soovida. Mats on kuskil siin puude vahel. Huvitav, mis seal teeb? Just jah, jõulume võlud. Jaa, alati oled puude vahel. Et ei kujutagi täpselt ette, kas siin on nagu pördi mängus või mitte. Ilmselt ikka on. Ja Mats teeb väga hea viske. Jah. Tegelikult sealt on kindlasti pördi mängust, tuleb teha üks hea lähenemine ja putka sisse panna. Ja Rainers nüüd siin ka päris kiire ketas on käes. Et ilmselt ka hiigli mõtted on peas. Okei, ma tahan natuke vist kaugel hiigli jaoks. Ja ikka on kaugel, jah. Ja see oli nõks kaugel. See vist reaalne hiigli võimalus on ainult Mauril, mulle tundub. Ja pigem küll. No, kui Kaspar siit mingi täitsa ime. Karlal vist on ka suht hea koht. Jaa, võib-olla küll, jah. Et peaaegu teise korvi sisse. Kaspar jälle kuuse all. Jah, midagi uut? Ei. Varajased jõulud jälle, jah. Aga Karlal tegelikult jah, no ütleme niimoodi, et hiiglit siit kohast võtta olekski vist päris ulme ikkagi, et kuigi ta saab päris heale positsiooni, et see pördi võtta, aga hiigel tundus päris pikk maa sinna ikkagi, et ja Mauril tundub päris okei vaade, et täpselt siit nende distantsidokkide kohalt ilmselt selle eestkäe siit teele plaanib panna ja see on suht huvitav, vaata, et on 140 dokki juures on ju, siis 195 on rada, ehk siis ta oleks nagu 55 meetrit oleks korvini. Yeah. Et aga tegelikult, kuna see mängib nii palju ülesmäge, siis ilmselt see 55 muutub mingisuguseks 80 või 75 või midagi sellist. Jaa, see on päris hea tähelepanek, jah. Aga ma vaatan, siin on jälle vist, kas siin oli pikima drive'i võistlus, et Rainers on nüüd 2 viskega natukene läheb puudu sellest kõige pikemast drive'ist, et keegi on siin ikka korraliku tutaka viskanud. Ei oskagi kedagi kohe kiita selle eest, aga võib-olla äkki Björn Marrandi. Peame uurima jälle. Siin võib väga palju olla neid poisse, kes sinna nii küünida võivad. Siin on suht riburodu häid poisse kirjas. Paneks oma raha vist Martin Pugasti peale, aga mine võib vabalt olla. Nii, ja siit üks hea lähenemine sinna korvi jalami juurde, et ja nüüd Kaspar siit demonstreerib oma pikka jump putti, et rannida sealt ilmselt ei õnnestu, aga korvi alla saab ilusti. Jah. Nüüd praegu on keegi kuskil künka taga peidus, Rainers on peidus ja nüüd ta siit nähtavale ilmus. Ja praegu vist päris nagu ringis ta kindlasti ei ole, ma ütleks. Ja et outside'is ja Seelid on nüüd siis pördiputt põhimõtteliselt, et nüüd ta putib siis barri. Ta vahepeal viskas selle viske vahele. Jah, vist küll. Karla nüüd ka teeb lay-upi ja saab vist täppin pördi. Päris ohtlik green tegelikult. Jah, väga ohtlik green. Ja Mauri liigliproov. Aga me saame jälle bullseye hittidesse ka nii-öelda lisa, et Karla oli juba olemas ja kui Mauri selle kotti paneb, siis on ka bullseye hitt olemas. Võib-olla viskaski lihtsalt alla, et tundus päris ebamugav koht, kust rannida ka, et see üks Anheiseriga ja need nii-öelda nähtamatud oksad seal tegelikult, mida võib-olla siit ei näe, aga need on olemas, et ja Maurile tegelikult barrist on nagu küll ja veel, või mitte barrist, et pördist, et siin ei olnud
turniiri mõttes ka väga mõtet midagi punnitama minna, et siin see Eagle ei oleks otseselt midagi andnud, et rohkem oleks seal võinud nii-öelda selle birdiga maha mängida eksimise korral. Just, siit Matsilt täpselt nii palju, et saaks selle ketta, korvi ja birdi. Ja Rainer Sparriga, et ülejäänud poisid saavad siit birdidega minema. Jah. Tundub siuke kõige lihtsam rada vist fieldi pealt, ma ütleks, et nii rohelist kaarti pole veel näinud. Ja nüüd siis rada number 14, par 318 meetrit, et korv, või noh, see nii-öelda fairway kulgeb ikkagi mööda seda tunnelit, aga lihtsalt ühel hetkel on see korv natukene vasakul pool tiiala poolt vaadates. Matsil jälle seesama eksimus. Ja need on kippunud tal paremale minema täna kõik, et ja nad ütlevad küll, et parem on parem, aga mitte nagu igal pool, et siin niisugustes tihedates tunnelites ei taha üldse kuidagi neid puid siin mängu tuua, aga paratamatult niisuguse jõulumäe on, et jälle väike musi, jälle korvi alla. No põhimõtteliselt ringis ikka. Siin ei ole midagi öelda, et korvi all peaaegu. Nüüd siis Kaspar. Kujutad ette, mis sinu ketta oleks juhtunud, kui oleks niisuguse puu saanud? Üle asfaldi paremale. Tavelpaugi. Aga siin on nagu, praegu tundub ta väga selline tagantkätt soosiv rada, aga kui ta mängib originaalrada, siis mängitakse eestkett ka üsna palju, et sina vist oled ka eestkett usaldanud sinna? Ma olen siin pigem eestkett mänginud jah, et midagi sinna tunnelisse purjetama ja saab täitsa heale kohale ikkagi ennast mängida ka eestkäega. Kuigi jah, tegelikult nagu ütleme nii, et eelistatud vise on ikkagi see, et sa viskad tagantkäega tikku sinna tunnelisse ja ta jääbki sul lõpuni hoidma, et jaa, eriti kui nii-öelda originaalil Eaglit tahta mängida, aga siin siis Rainersil ka veel vise sooritada ja ikkagi siin on nüüd iga vise on hinnas, et Mauril sabast kinni saada. Ja see on natukene vara vist. See on seesama musta kollasega. Natuke vara, aga jõudis igast asjast läbi ja on täitsa kohal. Õnn soosib. Nii, Karla nüüd, Mats on minu kohas. Ja tundub, et ikkagi liin on olemas. Mats scramblinud on täna hästi. Ja jätkab seda samamoodi, et väga hea ise. Et päris soliidne lähenemine. Tundub, et Jõulumäe Openil nii-öelda sponsoritest küll puudust ei tule, et iga raja peal on lipud püsti ja auhinnalauad on ilmselt päris rikkalikud. No kõva üritus ka, siia tulevadki kõik sponsorid. Nii on. No tõesti kahju on Kasparist juba. Ja vaikselt hakkab veel siuke. Et üritab, aga no ei kuku need putid sisse, et ja see oli ka täpselt siuke, et täiesti nagu juba ülaraua või see alaraua kõige ülemisse äärde ja lihtsalt ei. Ja. Ja vaatame nüüd siis, Mauri paneb gaas põhjas ikka edasi ja peatada ei plaani. Tegelikult ikka väga head ringi paneb Mauri kokku hetkel. Jah, esimene see paugi oli võib-olla põhimõtteliselt ka tänane, mõned putiplähmerdused olid, aga vaatamata sellele on Mauri väga hästi mänginud. Ja Raineliselt ka ikkagi väga hea birdi sellelt rajalt, et 118 meetrit otse visata on siuke päris hea oskus. Jaa, kindlasti. Nii, ja mõned lahendused on veel jäänud. Ilusti. Karlale par. Kaspar ja Mats siis ka parrid. Matsil väga hea par. Aga tegelikult Mats on isegi Rainersile täitsa nagu löögi ulatuses, et seda ei olegi niimoodi märkanud. Nii, ja 15. rada. Et siis par 3, 105 meetrit ja nüüd on tegu jälle vastupidi siis üsna sellise tagantkätt soosiva rajaga, et ta on siuke nii-öelda mängija jaoks võib-olla natuke ebamugav kaugus, et ta tihtipeale jääb täpselt sellise mitme nagu ütleme
ketta valiku vahel, et vähemalt kui ma olen ise mänginud, siis ma olen ka mitu korda nagu kõvasti pidanud pead murdnud, mida siin visata. Ja ta mängib natuke nii-öelda mäest üles, et mitmeid elemente on siin koos. Ja aga ma arvan, et ilmselt me suht viite tagantkätt, võib-olla siis Karla poolt eeskätt näeme. Jah, aga nüüd ongi see, et see korv on nõks kaugemal, on ju, et ta ei ole see sama vana korv. Ei on ikka? Ei ole. Korv on kaugemal? Jaa, korv on kaugemal, vaid see roheline siin vasakul ääres. õige. et nüüd ongi, et võib-olla see teebki nagu rada selles suhtes natuke huvitavamaks, et nüüd sa pead viskamagi jällegi otse, et sa ei saa väga feidida lasta. Et täitsa äge muudatus jällegi. Jah, see võib-olla avab isegi eeskätt natuke rohkem, aga ikkagi tagantkäe visked tunduvad nagu loogilisemad. Ja Matsil see signatuur, väike Heiser flip ilusti üles ja väike hüppe lõpus. Ma mõtlen huvitav, et see vist päris nagu driveri rada ei ole nende poiste jaoks. Jah, ei oskagi. Ma arvan küll, et on viskavad mingit fairway'd või mingisugust sihukest asja. Ja siis mulle ikka ei anna rahu, et mis see Rainer siin musta ja kollasega see ketas alla võib, et mis ta siin viskas. Ei, tema ikka pikad lihtsalt. Igast olukorrast. Tegelikult see võib mingi Thunderbird äkki olla või? Jaa, vabalt. Kõik võib olla. Päris huvitav küsimus tegelikult. Ja Karla siis vasaku käest käega. Jah, no täpselt nagu sa arvasid. Heiserist püsti on ju. Nii, minema, ujub. Ja lõpus kõik kolks. Nii, Mauri nüüd päris kaugel, aga üritama kindlasti läheb. Jah. Et vahe on endiselt 6, et siit midagi väga palju kaotada. Tegelikult vist isegi võiks öelda, et siin ei ole Mauril väga palju midagi võita nende puttidega praegu. Jah, aga äge on ikka. Jah. Et siin on käputäis radu veel jäänud, et Mauril ikkagi kõik võtmed on taskus. Kaspar ei saa ikka seda ketast sinna korvi põhja kuskilt kaugemalt hetkel. Kaspar ise ka ohkab, et ei ole täna jah, nagu Kaspari päev selles mõttes, et mõni teine kord kukuvad need putid kõik sisse ja võiks siin Matsiga 3. koha peale võistelda, aga mitte seekord. Ja rääkides Matsist. Matsil on küll nüüd iga putiga võita, et siin tegelikult Rainers on veel püütavas kauguses. Jah, muidugi sita võtab ilmselt pördi, siis läheb kohe see püüdmine päris keeruliseks, ilusti vasakul alla nurka. Aga näed. Sees on sees. Sees on sees. Nii, ja siis veel siuke koristustöö siin teha. Ja ülendist tulevad kõik parridega, on ju? Jaa, minu teada küll. Noh, kõigi eelduste kohaselt. Jah. Nii, Karla ka. Olemas. Ehk siis Rainers võtab siit kogu pundilt viske tagasi. Noh, eelkõige siis Maurilt. Aga endiselt 5 viset see edu on, et päris hästi on oma koha kindlustanud. Aga Disc Golf Expressil on ka Patreoni võimalus, et julgelt liitu ja toeta, kui sulle sisu korda läheb. Ja seda sama sisu saad näha palju varem kui teised, kui liitud. Saad osaleda loosimistel, võita ägedaid asju ja oled ka kogu aeg kursis, et mis siis toimub järgmiseks ja saad teada, kuna on oodata uut videot, nii et kui on huvi, siis kindlasti liituge. Nii, ja oleme jõudnud rajal number 16, paar 313 meetrit, täiesti tavarada, nõuab sellist ülestabiilset ketast, millega visata sinna tunnelisse sisse veits kõrgemalt ja lasta ta lihtsalt hajuda sinna korri poole, et ma ütleks, et seda lõpu hajumist on vaja veits rohkem, kui tundub. Jah, minu arust on see siuke rada, et kas par bördi või tripla, et kui sul drive õnnestub, siis üldiselt jõuad sinna alla, saad kas bördit proovida, aga kui sa siit tiivalt ebaõnnestud, siis kehvemal juhul läheb ikka väga tumedaks see stsenaarium. Ja siis hetkel oli väga hästi näha seda nagu Mauri emotsiooni, et tegelikult vise läks ilusti tunnelisse, aga ta sai kohe aru, et ketas on liiga lai selle viske jaoks ja liiga madal,
et noh, et tegelikult olekski, et ilmselt oleks tahtnud, büro ilmselt on ju, et oleks ilmselt tahtnud selle büro visata natuke kõrgemale ja natuke keskele poole oleks täiesti korvi all olnud. jah, võib-olla väike haisernurk oleks ka selle probleemi lahendanud, aga ütleme nii, et kõigest vist natuke puudu jäi, aga ütleme, et Mauri on seal all ja suurem pahandus on põhimõtteliselt juba möödas, et selles mõttes on hästi. aga see ise tundus juba käest välja täiesti ideaalne ja nii ta ka lõpuni välja läks, et siin sügav kummardus Matsile. Ja siin see vasak ja parem pool tunduvad väga tihedad, aga päriselus on nad veel tihedamad, et ütleme nii, et sinna kindlasti sattuda ei taha ja seal on ilmselt ikkagi enamus on seda võsa seal proovida saanud ja seal väga midagi teha ei ole, et jah, vaatajale soovitame mitte võssi visata sinna, et sealt tõesti ilmselt millegi madalamaga kui duubel või tripla välja ei tule, et ja no nüüd Karla küll eksib, aga see jääb ilusti tee peale, siit on meil kõik olemas, aga selle raja teeb kindlasti raskeks ka see, et kuna tiiala on võrreldes maapinnaga ikkagi nii palju kõrgemal, siis need oksad ja siis nii-öelda siuksed ongi just välja painduvad oksad ikkagi teevad selle fairway veel kitsamaks, et kui sa tahad sealt paremalt poolt nagu natuke laiemalt minna, siis see üks õnnetu oks võib sul ketta kohe kinni võtta. Tegelikult see on suht naljakas mõelda on selle peale, et sul on nagu horisontaalne oks, mis on nagu sinu kettaga paralleelselt ja sa viskad sinna kogu kettaga pihta. Pead olema väga täpne võss selle jaoks, et või siis hästi nii-öelda jah, mingi 30 25 pealt alaraud, et soliidne proov. Ta oli ilmselt pahane. Jah, ilmselt oli vihane, aga ütleme nii, et neid võiks midagi kotti ka minna, et oleks äge näha niisugust korralikult C3 putti. Oleks päris äge küll, jah. No see võiks juba kotti minna. Ja ma usun, et Mauri siit seda rannima läheb, et siin mingit lay-upi tegemise mõtet otseselt ei ole, et mingit ohtu ei ole. Ilusti. Aga vaata, Mauri huvitavalt niisuguse nagu nokk üleval haiseriga on puttinud praegu, et tavaliselt nad on olnud natuke niisuguse konkreetsem võib-olla see putt. Aga sees on sees ja väga suurepärane putt ja tundub, et Mauril kergendus ka, et suurepärane sooritus. Ja ei, väga-väga hea putt oli. Kaspar oli võimalik sama teha. Ja, saaksid asja käima. Aga ei, kahjuks mitte. Üritamisse üritada ka. Aga täna ei ole see päev. No, kaks rada on muidugi veel võimalik siin asju korda saata. Jaa. Nii, Matsil pöördiputt. Väga-väga vahva pöördi, et Matsil kiitus kindlasti, see ei ole ka nagu lihtsamate pöördide rada, et kindlasti mitte, jah. Tahab päris tehnilist visat. Jah, Karlal päris hea parr tegelikult sealt fairway keskelt, et hea lähenemine, hea putt. Ja nüüd siis Kasparil veel vaja siit väike 4-meetrine putt ära panna. Jep. Ja Rainersil täpselt sama. Ja olemas ta on. Nii et 2 viimast jäänud. Ja ongi siis 17 on meil par 4, 211 meetrit. Tavaliselt rajal mängiti par 5. Nüüd on siis ilmselt tehtud mingisugused muudatused, ma eeldan, korv on äkki lähemal. Võib-olla on lihtsalt siis par ära muudetud äkki. Ka võimalus, jah. Et eks me seda kohe siin nägema hakkame. Ja mida tavaliselt siin tehakse, on see, et mängitakse kas eestkäe Heiser flippi, või siis mängitakse tagantkäega lihtsalt Heiser flippi otsa välja, Vist on midagi sellist. Jah, see kõige tavalisem, aga ikkagi kui vähegi mängijatel seda eestkäe nii-öelda kontrolli ja jõudu on, siis päris palju proovitakse siin eestkäega ka täitsa platsile välja jõuda, et ma ei tea, mis sa oled näinud kõige pikemat raive, kuhuni on välja jõutud sul? Kunagi viskas Tambet Nugin, viskas sinna nõlva alla. Nii, jah. Tambetilt ootaks ikka isegi greenile jõudmist. Ja ta viskas Sonyga. Sony kõike 160 eestkäe flip-up. Ja, ei, tegelikult oligi, päriselt oli Tambet selles suhtes, et minu meelest ta rammis mingisugust halo tissut või midagi ja no nii ideaalselt joonistas, et ebareaalne.
nii , ja Rainers ka teeb päris okei viske, aga ütleme nii, et jääb kehva kohta, et siin on, sellel rajal on nii, et kui sa võid teha väga hea viske ja tee pealt nagu rahul olla, aga kui tal jääb see ekstra 10 meetrit nii-öelda distantsi näiteks puudu, siis ta võib jääda suht sinna vanglasse. Mitte, et sealt nii-öelda veel pöördit mängida ei saa, aga et siin iga distantsimeeter pigem loeb. jah , ja see täpselt seesama distantsimeeter , mille Kaspar siit juurde sai veits sealt , noh , mitte ei löönud kohe nagu vasakule, vaid sai natuke edasi, see ilmselt annab talle pöördi võimaluse versus see, et pöördit ei ole enam mängus. Et siit Kaspar selle võrra nagu lihtsamini seda rada mängida saab. Karla teeb väikse eksimuse ja lõpetab siin mändide vahel. Ja Karla on ikkagi vist üsna tugevalt tegelikult nii-öelda eestkäe dominantne mängija. Jaa. Et selles suhtes muidu tagantkäsi sobiks nagu siia rajale justkui tema puhul paremini, aga kui eestkäsi on kindlam, siis tasub seda usaldada. Nii, Mauril nüüd siuke, ütleme nii, et siit enam pöördit ei mängi mitte mingi valemiga. Et siin on vaja väga pikka mäest üles eestkäe visata, seda ei ole ilmselt väga kellelgi nii-öelda tagataskust kohe võtta, et võid teha siin oma parima soorituse, mille Mauriga tegelikult teeb väga-väga hea viske. Aga paar 4 puhul siit peab midagi väga võigast korda saatma, et pöördi võtta. Ma oleks sulle seda nina alla hakanud hõõruma, kui ta oleksid pöördi võtnud. No siis on nii-öelda põhjusega, et sealt oleks see pöördi olnud väga imetlusväärne. Karlal siit nüüd mõned ebaõnnestunud visked järjest, et nüüd on tal vist juba 3 tükki tehtud, on ju? Ja natuke on toksimiseks läinud. Päris selles suhtes karm koht, et nüüd ta siit viskas 4. ja tema põhimõtteliselt okei. No see oli nüüd see vise, mis tal kõik heaks tagasi tegi, selles mõttes, et kui mõtle, kui see oleks nagu alla feidinud sinna kuskile või mis iganes, ta oleks tupla-tripla oli nagu kindlalt juba mängu nagu äärel, et aga see, kui ta siit nüüd selle pougi ära päästab, siis see on ikka väga kõva asi. Ja suurepärane siuke recovery vise, et Karlal see eestkäsi toimib hästi. Huvitav nüüd Rainers, vaatasin väga huvitav, et ta seisis mingi siukse kännu peale, et ta isegi seda nii-öelda minimarkerit ei pannud, et oleks saanud normaalse pinna pealt visata, aga äkki Lätis harjunud? Äkki on harjunud või oli mugav või äkki juba loeb võistlust lõpetatuks, et ei pinguta või mis iganes, aga eks näis. Ja tegelikult need vahed on siin üsna kindlad, et 6 viset on Mauriga ja 3 on Matsiga. Ja nüüd Mats natukene siin keerab selle ketta liiga üle ja lõpetab seal paremal pool, aga ma ütleks seda, et parem pool on seal kohas võib-olla parem kui vasak pool. No kindlasti, et seal vasakul kaob see pind nii kiiresti alt ära. Ja see on minu meelest jumala rets on seal, et arvad, et oled mingi 15 peale, hakkad ülesse puttima ja siis lõpuks putid ikkagi sinna seina ja siis tuleb alla tagasi sinu juurde. See puupostament või nii-öelda siuke pakk on kindlasti palju elusid päästnud seal, et need kettad tihtipeale maandudes kipuvad natukene nii-öelda püsti tõmbama, aga see pakk neid ilusti hoiab sealt kuristikust tagasi. Jah, nüüd Mauri siin natukene läks lähenemisega võib-olla enda silmis natukene alt, et natuke liiga turvaliseks jättis selle ja nüüd leidis ennast 8 pealt umbes, et sealt on vaja üks putt ära panna. Rainer siin teeb lay-upi, et sealt vist ei jõua isegi tema nagu runnida, et kuigi Rainer siin nagu fantastiline jump-putti mäng on, aga mitte sealt. Nii, Matsil nüüd mis numbri jaoks see võib olla siin. Ja see oli vist pöördi putt ja nüüd tuleb sinna parriga leppida. See kõlas nagu mingi puukolks oleks käinud, kui ta sinna posti viskis. Jah. Nii, ja Mauril nüüd parriputt. Ai. Ja siin on näha juba väikest frustratsiooni, et ega ma arvan, et ta ise ka ei usu, et ta nagu ühe ringi jooksul rohkem kui ühe putti mööda vaneb, et ja Karlalt super paugi. Jah, see tuleb küll öelda, et väga nagu selles suhtes hea paugi, et pärast seda, mis on siis 3. viset sealt midagi enam paremat nagu võimalik teha ei olnud põhimõtteliselt. Ja Kasparil siin pöördi putt ja saab. Jep. Siin on kohe Kaspari üle hea meel, et
et tuleb rohelisi ka. jah, et see oli väga hea birdie selles suhtes. Siit tegelikult see oleks siis nii-öelda par 5 puhul oleks iigel olnud. jah. Et väga kõva. nii. natukene harjumatu koha peale oleme jõudnud. ja nüüd see viimane rada 18, on täiesti uus. 133 meetrit, par 3, mängib mäest alla ja on päris ohtu täis tegelikult. Et ta on selline, kunagi oli Estikatel oli ju nii-öelda viimane rada oli põhimõtteliselt sama, aga lihtsalt vasakule poole on ju, et igal pool OB ja nii edasi. Et ega siin täpselt sama lugu, et siin see vasak-parem äär on OB ja need karistavad ikka päris korralikult tegelikult, et ja esimesed 2 mängijat on siin ka praegu suurtes raskustes on tavadraividega, et vaatame, et ehk Rainers saab paremini hakkama. jah. See peab nüüd maha tulema. Kuulsime ka Rainersilt endalt ühte lätikeelset eid ja ilmselt sellepärast, et see OBS-i läks, et aga päris tehniline vise, et sa pead, kui tahta nagu natukenegi rünnata, siis peab ikkagi selle OB väga mängu tooma ja kui safe'i tahta mängida, siis ei ole see rada ka kindlasti mitte lihtne, et vähemalt on praegu tuulevaikne, aga ja tundub ka see päris kõrge. Siin on muidugi lootus, et äkki kuidagi äkki on viisavalt pikk, aga mingi majapõrkest ta tuleb ja tagasi seifi. Mauri. Jaa, aga tegelikult ütleme nii, et kui see ketas maandub sul sinna maja kõrvale selle, ma ei tea, kas ta asfalt või betoon, siis tegelikult ta skipab sealt vastu seina ja see tõenäoliselt ta tagasi tee peale või sinna muru peale tuleb. Tegelikult see nagu tõenäosus on olemas küll. Olemas on, aga igal ühel ei juhtu. No Karla teeb nüüd teisi väga hea viskab. Jaa, Karlal on selles suhtes hea mängida, et viskabki oma tagantki haiseri, ilusti usaldab sinna OB peale ja väga hästi sooritatud vise, et nüüd me näeme siin drop zone'i, kus meil on siis 3 mängijat. Jah. Et see on vist isegi mingisugune saare lahendus tehtud. Okei. Õige, jah, muidugi, et Mats ei visanud ju saarele. Ja saare rada. Ehk siis hetkel teised mängivad OB reegliga. Ehk siis Kaspar saab natuke lühema lähenemise. Viskab selle küll väga kõrgele, aga ja tundus päris ebamugav sealt selle asfalti juurest visata. Ja see on uuesti OB nüüd kahjuks. Et see viimane korv ei suju kahjuks Kasparil hästi. Ja. Aga siit Rainersil on natuke lihtsam lähenemine või isegi väike proov. Siin taga kahjuks rahvas natuke liigub, võib-olla häirib Rainersit. Aga ei ole hullu, et kogenud mehega on tegu ja sinna 5 peale see ketas maandub. Nüüd Mauril siis võiduputt. Jah. See paraku läheb mööda. Aga õnneks tal on neid putte veel. Jah, ütleme nii, et Mauril oli siin ka päris siuke kindel vahemaa sees, et ei pidanud muretsema isegi, kui see ketas näiteks oleks sealt rollima läinud. Ja Karla ka eksib kahjuks. Ja proov oli hea. Matsil nüüd siis paugiputt. Ja oi, nüüd ta peab juba istuma. See on natuke õnnetu, et siit Mats ei taha üldse siit seda suurt numbrit võtta. Veel korra mööda, nüüd loodetavasti see rolli ei lähe. Ja aga kuskil tagapool on, et see rada teeb korralikult liiga Matsile, ja tema kohtadele ka, et siit Kasparilt, positiivse noodis Kasparilt hea pääste. Ja, aga Matsist on küll kahju, et siin neid skoore vaadates siis päris suure nii-öelda muutuse toob see Matsi triple bogey siin kahjuks, et Mats tegelikult oli tubli. Koheselt, muidu oli 3. koht, kukutas kohe 5. peale, et eriti kindlasti ei olnud temale meelepärane see asi, et jah, aga juhtub kõike ja ütleme nii, et eks see karastab, et pole hullu midagi.
ja Jõulumäe Open 2025 tšempion Mauri Vilman, palju õnne! jah, oleks nagu varemgi seda lauset öelnud. Ei, nagu noh, ongi, et tegelikult see on juba nii sisse kodeeritud, ma isegi mõelnud, et ma ütlesin midagi, et ma lihtsalt niisama pool lõu pärast. Ja Rainer siis teine koht on ju? Ja Karlal lõppkoht jääb siis 11. Ja Kasparil siis 13. Ja. Just. Nii, ja sellega ongi siis purgis meil järjekordne ring. Absoluutselt. Et siin kiired märkimised veel ja top 10 ka teie ees, et vahva on näha siin päris palju noori poisse ka, et pealekasv on hea. Jah, Rasmus tegi väga hea ringi, tegi -7, ja sealt tõusis siis jagama 3. kohta ja lõpuks võitis ümbermängimise, nii et palju õnne kõikidele, kes poodiumile said ja meie täname teid vaatamast. Oli vahva. Jah, nii et näeme rajal. Nägemist.